I'm ready. Tere kallid Sydney vaatajad. Nii ilus tutvustus, võtad lihtsalt mu kanali üle siin kohe. Tere, minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma olen siin ühe oma lemmiku inimese täieliku ikooni Nelega. Rõõmurull Nele. Me oleme Nelega koos siukses saates nagu Kallid kalorid. Täna me oleme tulnud siia, et seda saadet koos vaadata. Me ei ole kumbki seda veel näinud, kuigi see on päris mitu päeva juba väljas olnud. Me oleme selle video jaoks ennast tagasi hoidnud. Me oleme teile behind the scenes teadmist. Mis su tunne on praegu? Kas sa oled elevil, et seda saadet vaadata? Kas sa oled hirmul? Ei no elevil loomulikult tahaks näha vaata. Pole ju kunagi ennast kuskil telekast näinud, aga samas teades ennast ja oma suuvärkis ma olen mingi ma ei taha vaadata lihtsalt. Tuleb ükskõik mida öelda pausile, ütle, lase välja. Oled sa valmis või? Me vaatame seda telekast, sellepärast et siis see on nagu ikkagi õige tunne. See on telesaade ja me oleme televiisoris. Ma olen suht kindel, ma vaatan veel mingi 5 korda seda esimest osa, et kindel ma vaatan mingi kõigiga koos. Ainuke, mida ma kardan, on see näiteks see, kui me pihikaameras käisime. Mu suurim hirm on see, et mind on lihtsalt halvaks inimeseks kokku monteeritud. Ma nii kardan, et mingid buumerid vaatavad seda saadet, on mingi see Sydney on nii loll ja vastik. Okei, suva, alustame lihtsalt. Läks käiva. Uus ja seninägematu kaalulangetussaade. Nad tahavad kanda kitsamaid riideid, loobuda halbadest harjumustest ja võtta jalad tagumiku alt välja. Ja mida kõike veel. Kuid nad kõik teavad suurepäraselt, et üksi ponnistudes lõpevad head algatused tavaliselt peadpidi jäätise tünnis. Ja seda algab eksperiment neile ka panna. Ma mäletan, kui me filmisime neid algustseene, see oli nii ebamugav. Sellepärast, et seal oli see üks kaamera mees. Ja siis sa lihtsalt seisad, ta mingi, vaata lihtsalt kaamerasse. Käib su niimoodi ümberringi, ta mitte midagi ütle, tal on siuke smirk näo peal. Ja siis sa vahid sinna kaamera sisse, ta vaatab läbi selle sind ja sa mingi... Sa nagu ei oska mitte kuidagi, siis sa ei saa isegi aru, mida ta teeb, mille jaoks vaata. Ma teen väikse video, sa vaata kaamerat, me tegime nii mitu korda, siis ma läks meelest ära, ma mingi pool aega vaata kaamerat, siis ma lihtsalt teen seismast. Sa pidid kaamerasse vaatama, ma olin mingi, sorry. Muu suurim probleem oli see, et ma vaatasin kogu aeg kaamerasse, sest ma olen harjunud kaamerasse vaatama. Ja siis, kui me mingeid üldasju filmisime, ma vaatasin kogu aeg kaamerasse. See saate nimi on midagi nii geniaalne. Pool aastat tagasi tegi toitumisnõustaja Eerik Korgu Ma kutsun sind võtma osa täiesti uuest pöörasest saatest, kus me just hakkamegi tegelema toidukiusatustest vabanemisega. Ma ei tea, kuidas on õige, mis tuleks teha. Selgus, et kõigi suurim komistuskivi on toidukiusatused. Tead, mis selle juures kõige haigem oli, kui me käisime seal koha peal, nagu see kõige algul seda, mis siin esimeses klipis näidati, on ju. Ma mõtlesin, et okei, on mingi intervjuu või mingi vestlemine, on ju. Ja mis siis oli, ma läksin sinna, kõik seisid üksteisest eraldi ja siis kuskil mingis väikses puie nurgas tehti intekussuga ja siis samal ajal oligi see, et sa kuulsid, mida sinu ees olev inimene rääkis. Nemad kuulsid ka seda, mida sina rääkisid. Sa lihtsalt seisad seal kuulad, mida nad küsivad, mida nagu ta räägib, siis sa ise oled mingi... Ma ei mõelnud ühtegi küsimust läbi, ma ei mõelnud mitte midagi, mida nad võiks küsida ja siis see oli nagu kuidagi nii ebamugav. Aga kuidas see protsess üldse käis, nagu sa kandideerisid sinna läbi ankeedi ja siis kutsuti kohale või? Tegelikult ma kandideerisin 2 korda. Esimene kord oli niimoodi, Eerik vist pani Insta story'sse, et kõik, kes tahaksid saates osaleda või kuskil on ja saatke oma email. Saatsin oma emaili, paar päeva hiljem tuli mulle meilile siis siuke küsimustik. Aga siis oligi see, et see kevadine koroona tuli peale ja siis see nagu kadus ära. Aga siis teine kord oli see, ma arvan jälle Eerik jagas seda kandideerimislehekülge ja nüüd oli see nagu TV3 lehekülje peal. Ja siis ma olin mingi vaatasin, mõtlesin, et ma ei tea, prooviks vaata. Ülipikalt läks ta aega ja siis tuli see, et olete oodatud sinna vestlusele. Siis läks mingi aeg jälle mööda ja siis sünnipäeval helistatakse mingid numbrid. Ma olen mingi, hallo, kas räägin Nelega? Ma olen mingi, jaa. Sa said saates, ma olen mingi, oh my god, see on parim sünnipäeva kinkida. Nii tore! Saatesse pääseb täiesti keda ühendab rahulolematus oma kaalu ja keha. Nüüd on nagu olukord ikka väga hulluks läinud. Vahet pole, mitte kilo kellelgi üle on. Aitäh teile! Tasakaal ja harmoonia iseendas. Saate eesmärk on anda osaliste elumuutusele meie starim minutid. Nemad valitseksid oma elu ise. Mitte ei teeks seda Postikest või liha sinna kõrvale. No, rõve! Lõpetus osli. Ma olen jahmunud. Mina olen ka jahmunud. Mida vist rääkida? Käega löömist. Ma ei saa. Saad sinagi. Ei saa. Saad. Ei. Ja kirgastumist. Olukordadest ikka see meie tuleviku väitis. Auku vajumist. Tekitas nagu suurt segadust ja sellist frustratsiooni. Ja enesele kindlaks jäämist. Ma ei tundnud seda, et ma nüüd alla annaks.
algamas pole ma tavaline ei ole mingi allaandja. mäng käib raha peale, sest kõik ebasoovitav toit on siin ülikallis. Aga seda osalejatele esialgu ei öelda. Täpselt, ma just tahtsin kommenteerida. Üliilus koht Oli ja. Pood on kaugel ja ka toidukullerid siia ei jõua. Laagrilised ei tunne üksteist ja kohtuvad täna esimest korda. See oli nii kringe, see sisse tuleb, kui see... Ma ei oskanud esimene hetk mitte midagi öelda, kui kaamera tuli, ma olin mingi, kus ma lähen? Ja mul oli ka, ma tulin, siit on näha ka neid klippe, kui ma tulen autost välja. Mitte midagi ei öeldud. See autojuht on lihtsalt, mine kõnni uksest sisse. Ma teen ukse lahti, seal mingi 100 ust igal pool. Mingi trepid üles, mingi, nii, kuhu? Kaamerad niimoodi seal filmivad sind lihtsalt, naeravad seal taga. Kus ma lähen sealt uksest sisse, siis mingi... Ja siis sa lihtsalt kõnnid ja nad kõnnivad järel sul. Mina olen Heleri, ehk siis Rajateele. Teele teenib raha sellega, et postitab endast internetikeskkonnas OnlyFans erootilisi fotosid ja tema kliendid ehk fännid maksavad, et neid näha. Kust otsast Teele paks on? Küsib nõudlik televaataja. Ega olegi. Ja poolpaljad pildid nõuavad mitte head, vaid ideaalset vormi. Kui mina saaksin siin kaalust olla, ütleme, minu ideaal oleks siis 10 kilo, mul oleks meeletult lihtsam pilte endast teha, et ma ei peaks nii mõtlema, et kas nüüd selle külje alt on voldike ja selle külje. Hustle Queen mõtleb töö peale. Saatesse tulin sellepärast, et lahti saada oma pisikesest kohukeste sõltuvusest. Makroonid. Ma teeks kohukese koos makrooniga. Ei võtaks tükikese kokku. Need makroonid olid sitaga. Teele oli ainuke asi, millest ta rääkis, olid need makroonid. Me reaalselt võisime mingi jalutada, keegi oli mingi ilusad puulehed ja siis ta mingi, need puulehed väivad välja nagu need makroonid, mis seal kogu aeg rääkis ainult nendest makroonidest. Meil oligi põhi 2 nalja. Üks oli makroonid ja teine oli Jaak! Kus Jaak on? Appi, ma olen nii elevil, et seda näha, kuidas see Jaak saab. Appi. Need 2 külmikut ei ole siin juhuslikud. Need on kallid kalorid. Põhjal ladus saatemeeskond kapid täis kõige patusemaid ahvatlusi. Šokolaadid seal olid küll. See oli nii naljakas, et seal oli asju, mis olid ülikallid, ehk need mingi ristiku, heina, kohviku asjad. Need olid sitaks kallid ja siis olid teised asjad. Kõige odavam šokolaad, see kuskil kõige alumiselt riiulilt, et paneme selle ka, et äkki keegi sööb. Seal ankeedis, seal oli kõigilt eraldi küsitud, et mis on teie selline üks patutoit, millest ei suuda loobuda. Selle järgi nad täitsid need külmkapid. Mina panin sinna oravakese kommid, mida kapis ei olnud, oravakese komme. Samas oli nagu hea asi, sest siis mul ei olnud sükest tahtmist seda süüa. Mul oli seal mingi ainult halvaad, seal ei olnud vegan asju väga. Aga minu oravakese komme ei olnud. Mina vist panin jäätis. Ma olin siuke üks asi. Samas. Tarmo on hiiglase kasvu kerekas elektriin. Minu pattunud pool on tegelikult õhtune näks. Ja siis... Kes see kirjutas nüüd? Ei, üksele mõnusele väiksele konjakile ja siis kõrvale väike šokolaad näiteks. Eks on Tarmo. Jäätis! Kes seda küsis? Mulle maitseb kõik toit. See ongi nagu hull. Pilgeni täis külmkapid ajavad Ade kohe vihale. Miks see sükst asja on? Meelega või nagu miks see on siin nagu? Nele, rõõmsameelne Pärnu tüdruk, kes tunnistab, et ülekilod on praeguseks hakanud elu juba väga segama. Läksin õhtul magama, mul põlved valutasid. See on nägin hea mõni. Kui ma esimest korda Nelet nägin, siis ma vaatasin, et vau, nii kena tüdruk. Aga... Siuke sebimine! Ütlesin, et ma ei saanud õigel ajal aru. Kas see mulle tundus ainukese? Minu meelest päriselt, nagu ta ei käinud teisi patsutamas, siis mul käis niimoodi. Ei käinud. Nele, kõik on läs! Ta lihtsalt otsis võimalust, et sind puudutada. Mul peika on tegelikult hästi väike. Ta kaalub sinna mingi 70 kilo kanti. Ja see on jah päris mitu korda olnud, kus just täiskasvanud inimesed nagu keskealised kommenteerivad näiteks klubiski või väljas lihtsalt, et vaata kui suur naine ja tal on mingi nii väike mees. Nii vastik. Kui sa seda juttu rääkisid, mul oli nii vastik kuulata seda, et reaalsed inimesed nagu käituvad. See on nii rõve suhtumine. Ma siiamaani mõtlen, et vabandust, kust nagu inimene võtab sellise õiguse minna teisele ütlema, et vaata kui suur see, vaata kui väikse, mis teie asi, mis see on ühegi teise inimese asi. Nii vastik. Ja kunagi kuskil klubis oli niimoodi, et tantsisime onju. Ma arvan, nad olid kuskil 40 ja siis on mingi, vaata nii rõve ja värki onju. Läheb natuke aega mööda, ma näen, ta võtab telefoni ja näitab sealt ühte pilti ja seal peal oli kirjas, et seks paksu naisega on nagu rolleri sõit, et tahaks proovida, aga ei taha, et sõbrad näeksid või teada saaksid, vaata.
Need inimesed on täpselt siuksed, kes on kuradi Facebooki kommentaarumis ka mingit hästi Kripavad, lolli jah. asja kirjutavad. Palun, ma ei tea, kasvatage oma lapsi, tehke oma eluga midagi targemat, palun. aga miks inimestel ei ole tõugusid? Ma oleks hea meelega mingi siuke tori tõugu maad. Raske kondiga. Saabuvad üliõpilane Kati Jõgevalt ja Heleri Kund. Nad tulid koos seda asja on teile. Ja tulid küll. Minu enesekindlus on ümmargune 0. Mina. Enesehinnang on väga õrn teema kõigi meie laagriliste jaoks. ma saan Helerist täiesti aru, miks ta ei tunne ennast oma nahas hästi, sellepärast et ta on ju tegelikult võitlust nii-öelda ülekaalule kaotamas. Üliõpilane Kati, kes teab täpselt, kus on tema lisakilode põhjus. kasakese kommi. Sydney on rõõmsameelne noor bloger, kes elab peamiselt sotsiaalmeedias. Tema YouTube'i kanalid, kus ta teeb hoogsaid ja naljakaid videosi, Nad ei ole tellinud. 2000 inimest. Eesti kohta kõva sõna. Ma tegin merch jaoks sellega, aga ma ei taha seda oma bluusi peale panna, sest mul on siuke nagu boobalicious bluus. Ega ma ei taha seda siia panna, sest et siis no boobs ja I hate it, kui on no boobs. Vabandage, miks on pandud must selline klipp televisiooni? See on nii hale siin. Panen siia. Okei, las ta olla. Mind ei huvita üldse milline keegi teine välja näeb, vaid see ongi pigem see, et ükskõik kuhu ma lähen, ma vaatan seda, et kas ma olen selle grupi kõige suurem viiulane või mitte. Ja ta on kogu aeg mul mõttes ja see häirib mind. Mina võtaks enda ülesandeks siis teha talle selgeks, aidata tal aru saada, kuhu ta peab oma fookus suunama, et saada oma vorm korda. Siis nii ära istu, vaata külmkapid ka läbi. Nii, kõik kohustuslik vaatamisväärselt. No õnneks ma olen vegan, ma ei saa sealt midagi niikuinii süüa. Ei, vaata siis siia. Ei, ma ei vaata. See jäätist on all ja. Sydney on põhimõtteline täistaimetoitlane. Veganina tänapäeval on nii lihtne ebatervislikult toituda ja kõik nagu igasugused vegan pitsad asjad on olemas. Siin nad kõik on. Kaasas hulk lisakilosid, parasjagu probleeme ja helesiniseid unistusi. Erootikastaar Teele. Aga kus on Jaak? Aga kus on Jaak? Rõõmurull Nele ja Lihtsalt rõõmurull. Sest et ma ei ole muud väär. veganvlogija Sydney. Ramba vaim on selline nagu kahe teraga mõõk. See kas teeb need tugevaks või siis lõhub nad. See 2 teraga mõõk lihtsalt käib niimoodi edasi-tagasi. Keerutab ennast. Skandaalne toitumisnõustaja Eerik Korgu lükkab hoo sisse uuele kaalueksperimendile. Minu esimene reaktsioon oli küll see, et miks siin kapis on igasuguseid magusaid asju. Siin on riidas kohukesed, tordid, maiustused, kõikvõimalikud rasvased snäkid ja muidugi alkohol. Hakkame tegema saadet, kus me paneme inimesed, kellel on toiduga probleem sellisesse olukorda, kus see probleem on neil kogu aeg. Kõik kapid, kohad, kõik on ahvatlust täis. Nii vastik. Vastik! Kes teeb nii? Reaalselt, kes see teeb nii? Nii. Mis tead, et siin on piikamber ja nii on palju mugavam rääkida, kui kaamera meie taga ei ole. Kuigi kaamerad jälgivad meie osalejaid pealakkamatult, on neil võimalus end tühjaks rääkida ka piisavalt. Näiteks kohe algusest peale vaevavad nende päid ja südant salapärased ebatervislikku toitu täis külmkapid. Ja võiks mingeid rohkem nagu väikseid säkkama mingi porgandit, siis ma võib-olla ei näksiks neid. Ja mingi tervislikku, mitte et sul on kuradi külmkapid. Ja mis saates me oleme? Tünnid veel tünnivad. Avaldame osalejatele ja ka televaatajale peagi 2 külmkapi saladuse, kuid mitte veel. Mul on väga hea meel, et te siia olete tulnud, sellepärast, et see on millegi väga olulise algus. Kuidas te tunne? Hea. Hea. Näljane. Nagu te näete, siis siin on teile veepudelid, sest vesi on elu alus. Mul on teile ka pulsikellad. Spordikellad peavad nüüdsest alates kogu aeg käe peal olema. See on loogiline. See on loogiline. Ta näitab mu telefoni teateid siin kella peal. Järgnev korraldus ajab aga kõigil silmad suureks. Ma tahan, et te tooksite kõik oma väiksed näksid ja toidud ja joogid, mis te... Mul on nii kole seal. Ma ei saa üldse sellest põhimõttest aru, miks keegi üldse söögi kaasa võtta. Mina ka ei saa aru. Ma ei taha üldse selle peale öelda, et davai tooge oma näksid välja. Ma olin mingi, mis võib-olla hommikust saadik söönud. Sinna sõites öökisin mingi, ma ei taha minna. Eriti veel see, et Orks arvas, et me toome mingi kuradi kommi ja krüpsupakid. Kes ta arvab, et me oleme? Vaatan, et väga paljud teist ei võtnudki toitu kaasa, aga siiski 2. See on leib. See on seemneleib, see on röstitud
ma ei tea, kaua ma pean nälgas olema, siis vajadusel peaks nädala vastu. Näkileivad kaasas. Sest ka kui ma hommikul väga kiiresti süüa ei saa, siis mul võib paha hakata, siis ma igaks juhuks võtsin kaasa. Aga miks sul paha hakkab? Liiga kaua on kõht tühi. Tegelikult on isegi see just nagu on südapaha isegi, kui ma liiga hilja nagu söön, siis on hommikul südapaha või siis kui on hästi pikk paus nagu õhtusöögi ja hommikusöögi vahel, siis hakkab nagu veits magu sööb nagu iseennast. Hea ju kannast alla võtma. Võtsin oma mingi kommikoti kaasa, sest ma tulin siia kaalusaatesse. Et üldse aru saada, millisest punkt... Paneme paika siis nii-öelda selle algpunkti. Kanarassi on ju vähe kergem. Mu kõik sõbrad lihtsalt ütlesid, et kui palju sul need tossud kaaluvad neile, et sa need jara võtsid lihtsalt. Mida sa lootsid, et need annavad mingi 5 kilo vähem lihtsalt kaaluvad? 65. Väike kergendus on küll, et nagu ei ole mul nagu kõige hullem olukord. Oh, wow, aitäh! Thanks! Vaatab meid on mingi, no vähemalt ma ei ole selline. Mulle meeldib see, et nad ei näita seda, kuidas nad seda kordi vöö ümber mõõtsid seal. Jaa, see oli nii ebamugav. Ma olin lihtsalt siuke, et see mõõdulint ei lähe ümber või no, mis teil siin on, et miks teil on pisikesed? Mul on mingi trissikas seas, ma pidin üles tõstma seda. Esimene päev, mingi 120 inimest on seal ümberringi. Mingi tiim, mingi mehed. Mul on jumala ebamugav juba, sest mingi tõsta seda oma pusa natuke üles, ma ei saa siit mõõta muid. Jumal tänatud, et seda ei näidata siin. No, Jumal. Aga nagu samas oli natuke erutavad eerivad käed ümber. No sinul muidugi, sinul oli see ööpsad juures. Ma oleks oma ideaalkaalus, siis ausalt öeldes ma isegi ei tea, mida see muudaks, sest ma olen nii palju inimesi näinud, kes ongi ülekaalus terve elu olnud ja siis ütlevad, et kui ma oleksin selles kaalus või kui ma oleksin nii väike, siis kõik muutuks ja siis kui nad jõuavad sinna, siis tegelikult mitte midagi ei muutunud või isegi nagu mentaalseid probleeme on rohkem tekkinud. Damn, she's smart! Ja, issand, kes see siin nii küll on? Kes siis siukest tarka jutt räägib? Tegelikult on, mida kõhnem oled, seda rohkem probleeme on. Nagu... Sul tuleb kogu aeg, et aga ma olen siia punkti jõudnud, et natukene veel ja sa kunagi ei ole nii-öelda rahul. See on nii kerge lihtsalt vaadata kuskile, et kui ma oleksin seal punktis ja mitte tegeleda sellega, kus sa oled praegu ja nagu tunda selles punktis ennast hästi. 137,8 kilo mehe ilu. Ütle niimoodi, et kui on päris pikk, siis seda nagu... Ma olin pettunud, et ma olin kõige suurem. Me kaalusime ära, ma ei tea, kas see on siin sees, sest Neele ütleb kõva häälega, et no selle võistluse võitsin mina. Ja see hetk ma teadsin, et Neele on mul lemmikinimene. Ehkki see enamasti välja ei paista, on Teele tegelikult haige. Minul on siis selline ravimatu haigus nagu multiskleroos. No nii, rääkigu kõik osalejad nii veenvat jutukest kui tahes. Olles laagris olnud vaid vaevu mõned tunnid, läheb siiski hoogsaks mugimiseks. Tarmo on järgmine, kes külmikust suurepärast kraami välja otsib. Oota, ma selle Coca-Cola rummi pärast hakkab jooma. Kui nad siis sinna kappide juurde omapäi jäeti, siis inimesed unustavad jube kiiresti tegelikult oma eesmärgid ära, mida nad selleks tegema peavad. Ahvatluste teed pidi, kuigi igal pool võitleb tervislikult. Selles mõttes oleks ikkagi tahtnud natuke rohkem teha kui see, et me lihtsalt nagu istume ja tutvume, mis ongi see, et siis on mingi söödaga nagu teeks keegi kellaks teeks värki. See reaalselt ongi see, et nagu kui sul on igav või sul ei ole midagi head, sa lihtsalt sööd, sest see on nii lihtne. Eriti kui sul on kapid mingi torte täis. Ma võin sulle pakkuda. Ma kade ei ole ausalt. Ma olen vegan. Sorry. Ma ei tarbi absoluutselt loomseid tooteid, olgu see siis liha, piimatooted, munatooted, nagu mitte midagi sellist ja 4 aastat. Aga tegelikult ka oled. Ei, ma päriselt olen. Mul see algas sellest, kui ma Ameerikas käisin, siis nad tarbisid nii palju kõike sükest, et nagu viskasid kes filmib siukse nurga, kus ei ole täis piim, siis see ei kõlba ja mida iganes. Ja see kuidagi nagu ajas südame pahaks siuke käitumine ja siis ma hakkasin rohkem uurima. See on nii halb valgustus. Sa oled siis nagu mingi linnatüdruk, et sa ei teadnud reaalselt, kuidas enne loomlõhtega käitutakse või? Aga ma ei uurinud, see oli 16-15, ma mingi kottinud seal, ma mingi oone vaatan ja liha on laua peal, ma söön enne. Okei. Mul vanamal siiamaani loomad, et selles suhtes ma nagu tean, kuidas nendega mind küll ei ülata. See jutt siin, kuidas Ade lihtsalt rääkis ja küsis mingeid lolle küsimusi ja surus seda peale. Seekord mul Ade üldse ei meeldinud. Ma olin mingi, et issand jumal, tuleb jälle mingi mina olen maatööd teinud inimene, mingi taasus oled vegan, sööd ainult mururaudselt nagu siuksed kommentaarid. Too õhtu mulle absoluutselt Ade ei meeldinud. Aga sealt edasi oli ülifaim. Mina tegin nalja, kui lõpetab vorsti ka vaata. Kogu aeg
aga nagu tema jah mingi, mis sa ei teadnud. No, kas sa oled lall või? Mu lähedased siiamaani teevad hästi palju nalja selle üle, et mu vanaema iga päev, iga toidukorraga ütleb, et siit niimoodi liha võid ikka süüa. 4 aastat järjest ma ei tea, kuidas ta jaksab. Mu vanemad ka on niidavalt muru näiteks, siis mingi, vaata, nüüd me tegime Sydneyle süüa. Ja siit nagu mõnitamine on kogu aeg olnud ja see ei kao ära, aga ma olen lihtsalt nagu harjunud sellega juba, et ma isegi ei vaidle vastu enam. Harjumus kõik ära süüa, mida silm näeb ja sund süüa lihtsalt ajaviiteks on väga tugev. Enamasti ei saadagi aru, mis tähendab ahvatus. Nii kaua mõtleb. See on nii palju valikut. Mõnus induktsioonpliit, superahi, potipannid, blenderid. Mis ei töötanud? Ma tahan, et te valmistaksite ühe kanasalati kastmega. Makroonide ja kohukeste vahelt tuleb külmkappidest üles leida päris toiduaine. Erik arvab meist kas ma nagu tohin öelda nad Erik üldse või ma pean olema Erik Orgu või Orgu? Kas me oleme nagu sõbrad ja see ei tea. Erik Orgu, toitumisnõustaja Erik Orgu, ta suhtub meist nii nagu ebausklikult. Me tegime salatit enne ja siis ta oli mingi, tooge meile salatiained on ja siis me tuleme nagu salatiainestega, me võime suured olema teadmiseks, et salat, nagu mis sinna sisse käib. Ja siis ta mingi, vau, ma olen üllatunud, et te tõitegi kõik õiged asjad. Üllatasite mind, sellepärast, et kõik on põhimõtteliselt õiged asjad siin. Tüüpiline mees, vaata, Eesti mees. Vaatad, kuidas naised süüa teevad. Tead, kui ilus see vaatepilt see on selle eest. Valge rass töötab nii tore. Simpustav. Mõned. No nende puhul oli küll tunne tõesti, et nad on kanaleiksid esimest korda. Sorry. Ma vaatan nõusid meile siis äkki. Jah, tee ka midagi, Tarmo. Mõtleme, kuidas ma seda tomatit teen, kas nagu nii või nii. Vegan ja ei tea, kuidas tomatit lõi. Ma olen lihtsalt kogu aeg erinevalt. Sa usuvad, et sa isegi ei maitsenud enne, sa lihtsalt usuvad, et orgud praegu. No ma arvan, nüüd on küll okei. Pane kinni veel, pane kinni. Arvad või? That's what she said. Ma olen lihtsalt teile väga meeldib. Valmis sai kausitäis krõmpsuvat Minu lahjat saad. toit, jänku. Sul nagu paha ei hakka, kui sa näed, et teised liha söövad või? Annan edasi siis. Milline oleks siis nii-öelda teie tavapärane ports, kui võtame nüüd mind ja kogu seda olukorda pildist välja? Võib-olla oleks natukene suurem portsjon. Räägi ausalt. Vist ei võtaks. Vist ei võtaks, vaatame. Aga võtaksid pärast midagi peale või? Jah. Aga mis see oleks? Väike õlle. Näiteks mingi šokolaad või midagi, no mingi magusa maitse oleks sul olema. No mul on see praegu ainult salat. Tehniliselt, no kui see oleks üldine siuke ports, mida ma söön nagu, mis mul on mingi tohvud asjad, siis ma prolli mingi pool sellest võtaks juurde veel. Aga peale seda magusad nagu kohe küll mitte hiljem. Aga millal sa siis nagu prollisid oma magusat? Ikka öösel. Öösel jah, okei. No, sinem jah. Veganlugule ongi õine. Kes see teeb nii? Kes see mul tees? Siia tuleb otsa. Üldse ei oodanud. Öösel sööd ja siis on järsku mingi niplid. Ma ei maga öösiti ja siis ma vaatan videoid ja Netflixi ja siis sinna on hästi kerge võtta nagu mingit näksi juurde. Oravaks ja komme. Ma tahaks nagu midagi rohkem, kui süüa tomatit ja kurkurik. Kesist õhtusööki lähevad kõik oma algatusel jalutama. Oma algatusel. Meid viidi mingi X metsateed, kus ei saanud kõndida. No see rohi vist oli mingi õlgadeni. Jaa, haigesid kõnnime läbi, kõik on märjad, kõik on mudane, sopane. Kui me ei eksi, siis Ade pani seal räme käslaka maha ja Võimalik, jah. pani ilgelt kuskil kivi otsa. Pöördad seal muru sees enam-vähem.
teadsime, et Jaak tuleb, sellepärast et üks veepudel oli. Ja, See oli Jaagu nimi. Aga siis oli siuke läbiv nali, et kus on Jaak, me käisime söömas, me küsisime Orksi käest, et ahaa, kus on Jaak, kes see Jaak on, keegi midagi ei räägi. Kes on Jaak? Täiega inside joke oli. Ma praegu monteerin ja ma seletasin veits halvasti. Me ei teadnud kindlalt, et keegi Jaak tuleb, aga kui me majja sisenesime, siis seal olid laua peal kõigile joogipudelid. Kusjuures ma balansseerin seda oma telefoni praegu oma joogipudeli peal ja iga pudeli peal olid nimesildid ja ühe pudeli peal oli Jaak kirjas, aga ühtegi Jaaku meil majas ei olnud. Ja siis oligi siuke nagu läbiv nali, et kes see Jaak on, kus see Jaak on, millal Jaak tuleb ja alati kui me küsisime, et kus on Jaak, siis keegi ei vastanud meile midagi ja me ei teadnudki, et kas nagu see Jaak päriselt tuleb või kas oli mingi viga neil või mis asja, me ei olnud nagu kindlad, aga see oli meie jaoks siuke inside joke juba, et kui mingi asi näiteks kaduma läks, siis me olime mingi Jaak võttis selle ära, et nagu enne kui Jaak kohale jõudis, siis Jaak oli täiega meie siuke ühine nali. Aga koht on nagu selles mõttes ikka nagu väga nice. Ja Erik Oruga muidugi. Ei oleks ju kunagi uskunud, et nagu teda üldse päriselt näeb. Erik Org ikka nii suur kuulus inimene meil siin Eestis. Tunnen ennast kuidagi vipina praegu. Okei. Esialgu sukeldusid osa... Ma tundsin ikka maakana. Ma paluksin teid kõigilt ühte väikest asja ja selle nimi on telefon. Mine pekki. See on nagu mingil määral kindlasti inimõiguste rikkumine. See on aeg teile ja teil omavahel olemiseks on ju. Sees toimub midagi, elav muusika ootab teid. Hea vanakooli peomuusika lajatab kõiki esiotsa. Me kuulsime seda muusikat, kõnnime sisse, Ade võtab mingi jalatseid ja last ära ja siis ta mingi, mis all musa see on, mingi parem midagi ei saaks. Kõnnime sisse, inimene füüsiliselt laulab. Sest me mõtlesime reaalselt, et see tuleb kuskilt maki pealt vaata. Mingi Elmari tantsu õhtul on. Siin veel aega, kus ma nägin, et see oli päriselt inimene. Jaak on laulja ja meelelahutaja. Oledki muusik siis või? Kuule jah, poole kohaga, täiskohaga. Tänaseks täiskohaga juba. Kunagi see tehtud nagu hobi pärast bändi ja nad on ikka niimoodi, et ka siin neljapäevad reedel laupäevad. Jaak on kaalulangetusega juba omal käel hoogsalt algust teinud ja mõne kuuga 20 kilo seljast maha saanud. Seda muidugi Jaak mainis iga natukse aja tagant, et ta oli enne saadet juba 20 kilo alla võetud. Muidugi mainiti seda siin ka, see on Jaagul on kindlasti uhke moment seda siin praegu vaadata. Nagu teile rääkis kogu aeg oma makroonidest, Jaagu põhi oli see, et tema on ikka 20 kilo juba enne saadet alla võtnud. Ja siis ta on pillimees. Ma loodan, et ta saab oma kogemust jagada ka teistega ning oma selle energia tahtejõuga anda teistele ka ikkagi motivatsiooni juurde. Kas Jaak andis meile motivatsiooni juurde või? Pigem ajas sööma. No päris, ma ei ole halb inimene, aga nagu mulle lihtsalt see inimene ei istunud. Ma ei saa sinna mitte midagi parata. Õhtu saab kõrgkappide uksed aina pauguvad. Ma ei tea, et ma nüüd sealt peaks kindlasti nüüd veel midagi sööma, seda ikka ei ole. Ma ei kaks asja sealt proovisin. Ei taha, et ma läheks võtaks juurde. Muidugi ma istusin seal teistega koos, mul on savi. Täiesti savi nagu. Naised mekivad kõiki torte ja siis mehed... Siin on sõid seljaga sinna kaamerate poole, sest neid tuldi filmima. Uus poiss Jaak kaaperdab hetkega ära kogu olukorda. Saad ringi liikuda või? Ma olen ükskord Tallinnas olin ringteega, sõitsin juba 60 ringi ja politsei pidas mind kinni, küsis, mis teed seal ja mõtlesin, kuule seda linnaval ringi. Saad ka ringi liikuda. Keegi naera ju! Mulle meeldib, väga jutukas. Noorematele ei meeldi, räägib nii, et keegi teine rääkida ei saa, aga mulle meeldib. Pesemas. Ja ma kuulsin duširuumi seda Jaagu juttu ja ma juba ei jaksa kuulata. Lihtsalt kolmekesi. Aga see Oli isegi ei olnud seal jutu juures. Ma olin pesemas täiesti teises toas ja ikka ta lasi ja ma ei jaksa praegult. Topke ära lihtsalt, ei kannata päriselt, see nagu ei kannata lihtsalt.
Nagu iga lause, mis pole mingi punch ja see ei ole isegi naljakas. Naljakas, nagu panad on 47 või? Vist jah? Ta üritab nalja, ta nii väga üritab ja see lihtsalt ei ole naljakas. Tead mida, ei, tema ei ole nagu õige pillimees ega bändimees, aga ma olen korstapühkija. Korstapühkija tahti lõõritavad ju, vaata. Lõõritavad. Äkki jälle ei naera. Kui sa teed nalja, mis ei ole naljakas, ainuke inimene, kes naerab, on ainuke teine mees, kes on suga sama vana põhimõtteliselt. Viskaks vahepeal teravad vahele tõmmiks või? Kuidagi jutti jookse võtta. Ei, viimane oli jooksis, oli 6,5 kilomeetrit vesis ära. No võta lõmut peale, see on lõignud. Lihtsalt ei ole energiat kuulata nii lavaseid nalju. Ja seda ei kannata lihtsalt, jah. Aga homme oleme kõik vaesed, sest vaesed põevad kohmakad, rikkad juhud edasi. Aga meil pole valikut. Täiesti haudvaikus lihtsalt. Ei, me saime täitsa lahedad inimesed ja juttu jätkuks kauemaks. Selles mõttes, et päriselt mul ei ole võib-olla nagu inimese vastu mitte midagi, aga ta lihtsalt oligi, kui ma ütlen Sydney'le, ma sõin hommikul putru, siis sellest ei ole vaja järgmist nalja teha, vaata, et kogu aeg mingi siukseid vaata üles, et kõik peab punch olema, ei ole. Sa võid normaalselt jutuga rääkida, lihtsalt kogu aeg oli vaja mingi lataki sinna panna, mingi siuke nali siia otsa. Kogu aeg. Ta ei olnud ju ainuke inimene, ma tahtsin ma oma vahel rääkida, et seal oligi, et ma ei tea, Ade istus üle minu kuskil laua ja ma ei tea, ma tahtsin oma vahel ka rääkida. Siis ta sinna nagu vahele surkis, et mul ei ole vastu midagi see, et tapkem ära vaata. See oli nagu see, et see on minu väljend. Ma kasutan seda kogu aeg kõige peale, lihtsalt kui mul midagi ei meeldi või mingi siuke asi, siis mõtlen, issand, tapke mind ära. Ja sinna tavaliselt lõppu läheb, et tapke mind labidiga pähe lihtsalt. Et see on nii minu, et sellest ei ole vaja siin midagi välja kiskuda, et ma mõtlen, et mingi tapke Jaak ära, ei. See on selles mõttes, see on minu väljend, mida mina kasutan. Tegelikult ilma Jaaguta, no oleks ikka päris palju igavam olnud. Vaata, kui palju nalja me saime tema pärast seal. Vaata, kui palju contenti nad said sellepärast, et Jaak seal muudkui pläkutas. Üli hea, nagu väga fun, et Jaak oli seal. Hästi palju nalja sai. No sai ka või? Issand, päriselt nad ikka kõik õlled ära, ma ei teadnud, palju nad jäid ju. Elutoas oli ka suurem pidu ja suurem muusika mängimine ja karjumine, et see ka häiris. Ja siis ma lõpuks kolisin ülesse ja siis kui mina ülesse kolisin kõik järgi ülesse ja siis ma pidin jälle alla tagasi tulema. Mina oma õndsat tund magan seal ja järsku kuulen keegi krabist. Ma olin üksinda mingi 7-kohalises toas ja kuulen keegi krabist ja mu esimene mõte lihtsalt, oh my god, keegi kuttidest tuleb lihtsalt ahistama. Ma olin nii hirmus, sest ma olin mingi suhteliselt pesu vahel magama ka läinud. Ma olin mingi, oh my god, ära ainult voodisse tule. Hommikul ka siuke, et kurat, kes mu voodisse seal käis, vaata. Sini on mingi, ja ma käisin seal sinu juures, et mõtlesin magan seal, aga siis nad tulid üles röökima. Kell on 1 öösel ja ma olen 2 korda pidanud tuba vahetama. Anname võimaluse sellele värgile siia. Me anname saate meeskonnale võimaluse. Vaatame, kuidas ta siis ennast ülal peata. Me oleme ikkagi staarid, et me ikkagi anname teile võimaluse. Esimese saate põhiasi on meie piiga. Natuke suu küll kuivas selles mõttes, aga ei midagi ellu, et liiter vett ja eluvaim on jälle. Saade läbi, mis muljed on? Tore saade oli. No esimene osa oligi selline sissejuhatus. Tutusta rohkem jah. Ja hakkab alles nagu saama. Toimuma ja kõike. Ei, mulle täiega meeldis. Ma olen väga elevil, et järgmisi osasi näha. Lihtsalt meil on telekas näha. Kolmapäeviti TV3-s 21.30 kallid kalorid. Aitäh neile, et sa olid nõus minuga koos seda osa vaatama. Neile, kas sa soovid promoda ennast? Ja võite mind jälgida igalt poolt. Insta ja... Aitäh, et te seda videot vaatasite. Pange Sydney'le like. Ma näen teiega juba järgmises videos, mis tuleb juba järgmine nädal. Vaadake siis kindlasti kalleid kalorid ka TV3-s 21.30. Ega muud midagi. Like and subscribe. Ciao!